From the conference center at Temple Siin Square Salt Lake in City Salt Lake templi City. väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi preesterluse üldistungi. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Cache maakonna vaiede isade ja poegade koori esituses. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Vennad, me tervitame teid viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi preesterluse istungil. Me saadame oma soojad tervitused president Thomas S. Monsonile, kes on kodus. Seda koosolekut kantakse satelliidi vahendusel üle preesterluse hoidjatele paljudes kohtades üle kogu maailma. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Cache maakonna vaiade isade ja poegade koori esituses. Koori juhatab Geoffrey Anderson ja orelit mängib Clay Christensen. Koor alustab seda istungit lauluga Tule aita teha tööd. Seejärel teeb alguspalve vanem Kevin W. Person 70, pärast mida laulab koor laulu Vaikne palve. Has need of willing men who
Our beloved Father in heaven, meie armas taevane Isa, we thy sons, meie sinu pojad oleme kogunenud siia konverentsikeskusesse ja koguduse hoonetesse ja kodudes üle kogu maailma, et näidata suuremat armastust sinu ja sinu armastatud poja vastu, et tunda sinu vaimu ja kuulda sinu häält sinu teenijate kaudu. Me oleme tänulikud Püha Melkisedeki preesterluse võtmete ja talituse taastamise eest ja oleme tänulikud nende eest, kes hoiavad selle preesterluse võtmeid siin maa peal. Me toetame neid ja armastame neid. Me palume, et president Monson ja vanem Hales tunneksid meie hoolt nende suhtes. Me palume erilist õnnistust noortele meestele, kes sellel konverentsil osalevad, et nende meeldesse ja südamesse tuleks selguse vaim, et nad teaksid, et neid armastatakse ja et neil oleks kindlameelsust pidada sinu käske ja käia sinu ees sirge seljaga. Me täname sind selle inspireeritud muusika ja kõnelejate eest, et meie südames oleks suurem soov talitseda sinu ja sinu poja käskude järgi. Me palume, et sinu püha vaim oleks sellel koosolekul Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We will now be pleased to hear nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Dale G. Renlandi 12 apostli kvoorumist. Seejärel kõnelevad vanemad David F. Evans ja Richard J. Maines 70. Kujutage koos minuga ühte raketti, mida viiakse stardiplatsile, et see äralennuks valmis seada. Nüüd kujutage ette süüdet. Kontrollitud põlemises muundatakse kütus kuumaks gaasiks, mis purskub välja, tekitades vajaliku tõukejõu, et rakett kosmosesse saata. Lõpuks kujutage ette raketi ülaosas asuvat kasulikku koormat või lasti. Selle kasuliku koorma väärtus ilmneb alles siis, kui see jõuab kuhu vaja ja toimib nagu peab. Te ei pea olema raketiteadlane mõistmaks, et kallis globaalse side satelliit on vähe väärt, kui see laohoones istub. Raketi missioon on lihtsalt kasulik koorem kohale toimetada. Täna sooviksin ma võrrelda preestellust, mida me hoiame, raketiga ja võimalust saada abi päästja lepitavast väest raketi kasuliku koormaga. Tänu tema lepitavale ohverdusele on Jeesusel Kristusel vägi ja volitus lunastada kogu inimkond. Et tema lepitav vägi oleks kättesaadav, peab ta delegeerima osa oma väest ja volitusest inimestele maa peal. Seda delegeeritud väge ja volitust kutsutakse preestelluseks. See võimaldab preestelluse hoidjatel aidata taevast Isa ja Jeesust Kristust nende töös, tuua Jumala lastele päästet ja ülendust. See teeb seda, kuna võimeldab tema lastel saada päästja lepitava väe õnnistusi. Jeesuse Kristuse lepitav vägi on oluline, kuna keegi meist ei või naasta meie taevasesse koju ilma abita. Surelikus teeme vältimatult vigu ja eksime Jumala seaduste vastu. Patt määrib meid ja meid ei saa lubada tagasi Jumala juurde elama. Me vajame päästja lepitavat väge, et meid võiks lepitada taevase Isaga. Jeesus Kristus murdis füüsilise surma köidikut, tuues kõigile ülestõusmise. Ta pakub andestust pattude eest, tema evangeeliumi seadustele ja talitustele, kuuletumise tingimusel. Tema kaudu pakutakse ülendust. Võimalus saada kasu päästja lepitavast väest on loomise kõige tähtsam kasulik koorem. Et taevas Isa eesmärgid saaksid täidetud, peab Kristuse lepitav vägi olema Jumala lastele kättesaadav. Preestellus toimetab need võimalused kohale. Preestellus on rakett. Preestellus on oluline, kuna maa peal tehakse vajalikke talitusi ja lepinguid ainult selle volitusega. Mis oleks preestelluse eesmärk, kui see ei suudaks pakkuda võimalust saada kasu päästja lepitavast väest? Mis oleks selle eesmärk? Kas oleks see lihtsalt keeruline, tähelepanu köitev tulevärgipadrun? Jumal soovib, et preestellust kasutatakse enamaks kui vaid pühapäevaseks tunniks ja teenimisvõimaluseks. Ta soovib, et see viiks kohale kasuliku koorma. Väikesed vead raketis võivad põhjustada missiooni läbikukkumist. Haprad tihendid ja materjali nõrgenemine võivad põhjustada raketi rikkeid. Et kaitsta preestellust metafooriliselt haprate tihendite ja materjali nõrgenemise eest, kaitseb Jumal nii selle andmist kui kasutamist. Preestelluse andmist kaitsevad preestelluse võtmed, mis on inimestele antud juhtimise õigused. Preestelluse kasutamist kaitstakse samuti preestelluse võtmetega, kuid ühtlasi lepingutega, mida preestelluse hoidja sõlmib.
Preesterluse kasutamist juhitakse seeläbi preesterluse võtmetega ja lepingutega. Mehe preesterluse ülesanne antakse individuaalselt ja see ei eksisteeri temast eraldi. Preesterlus ei ole autonoomse väekujutu allikas. Nii Aaroni kui ka Melkisedeki preesterlus saadakse lepinguga. Jumal seab tingimused ja inimene võtab need vastu. Üldiselt öeldes teevad preesterluse hoidjad lepingu aidata Jumalat tema töös. Selle evangeeliumi ajajärgu algusaegadel selgitas Jeesus Kristus, et preesterluse leping on kinnitatud teile teie pärast ja mitte ainult teie pärast, vaid kogu maailma pärast, sest nad ei tule minu juurde. See õpetab, et preesterluse eesmärk on kutsuda teisi tulema Kristuse juurde, aidates neil võtta vastu taastatud evangeeliumi. Meil on preesterlus, et me võiksime aidata taevase isa lastel saada kergendust patukoormast ja saada tema sarnaseks. Preesterluse kaudu ilmneb jumalikkuse vägi kõikide elus, kes teevad ja peavad evangeeliumi lepinguid, ning saavad nendega seotud talitused. See on, kuidas inimkond tuleb Kristuse juurde, saab puhtaks ja lepitatud Jumalaga. Kristuse lepitav vägi on tehtud kättesaadavaks preesterluse kaudu, mis toimetab kohale kasuliku koorma. Lepingud Jumalaga on tõsised ja pühad. Inimene peaks olema nendeks lepinguteks valmis, nende kohta õppima ja astuma neisse kavatsusega neist kinni pidada. Lepinguga tõotame anda iseenese. Sõnastades ümber inglise näitekirjaniku Robert Bolti sõnu, mees teeb lepingu vaid siis, kui soovib ennast küllaltki erakordselt lubadusele pühendada. Ta loob sideme lubatud tõe ja omaenda vooruse vahel. Kui mees teeb lepingu, hoiab ta ennast nagu vett oma pihkudes. Ja kui ta oma sõrmed avab, ei pruugi ta loota, et ta ennast uuesti üles leiab. Lepingurikkujal ei ole enam ennast, keda pühendada või garantiid, mida pakkuda. Aaroni preesterluse hoidja lubab vältida kurja, aidata teisi Jumalaga lepitada ja valmistuda Melkisedeki preesterluse saamiseks. Need pühad kohustused täidetakse, kui ta õpetab, ristib, tugevdab kiriku liikmeid ja kutsub teisi evangeeliumi vastu võtma. Need on tema raketifunktsioonid. Jumal omakorda lubab lootust, andestust, inglite teenimist ja meeleparanduse evangeeliumi ja ristimise võtmeid. Melkisedeki preesterluse hoidja lubab täita Aaroni preesterlusega seotud kohustusi ja suurendada oma kutset Melkisedeki preesterluses. Ta teeb seda selle lepinguga seotud käske pidades. Nende käsud tähendavad pöörata usinasti tähelepanu igavese elu sõnadele, elades iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust, tunnistada Jeesusest Kristusest ja tema viimsaja tööst, mitte hoobelda ja saada päästjas sõbraks, usaldades teda kui sõpra. Vastu lubab Jumal, et Melkisedeki preesterluse hoidja saab Jumala saladuste mõistmise võtmed. Ta saab täiuslikuks, nii et võib seista Jumala ees. Ta on samuti võimeline täitma oma rolli päästmistöös. Jeesus Kristus valmistab ette tee preesterluse hoidjale ja on koos temaga. Püha vaim on preesterluse hoidja südames ja inglid toetavad teda. Tema keha tugevdatakse ja uuendatakse. Temast saab Abrahami õnnistuste pärija ja koos abikaasaga taevase isa kuningriigi kaaspärija ühes Jeesuse Kristusega. Need on kallid ja suurimad tõotused. Suuremaid lubadusi
ei või ette kujutada. Igale mehele, kes saab Melkisedeki preesteluse, kinnitab Jumal tema lepingu lubadused vandega. See vanne puudutab ainult Melkisedeki preestelust ja see on Jumal, kes vande annab, mitte preesteluse hoidja. Kuna see eripärane olukord kaasab tema jumalikku väge ja volitust, kasutab Jumal vannet, andes kõige jõulisemat keelekasutust, mida võib, veenmaks meid tema lubadustes siduvas ja pöördumatus olemuses. Preesteluse lepingute murdmisel ja nendest täiesti ärapöördumisel on tõsised tagajärjed. Olla preesteluse kutses pealiskaudne või ükskõikne on kui raketi detailis nõrga materjali kasutamine. See ohustab preesteluse lepingut, kuna see võib viia missiooni läbikukkumiseni. Jumala käskudele mittekuuletumine murrab lepingut. Lakkamatu lepingurikkuja, kes meelt ei paranda, kaotab lubatud õnnistused. Mõne aasta eest hakkasin ma rohkem mõistma preesteluse raketi ja päästja lepitavast väest kasu saamise võimaluse kasuliku koorma vahelist suhet. Ühel nädalalõpul oli mul 2 ülesannet. Üks oli organiseerida ühes riigis esimene vai ja teine oli vestelda noore mehega ning kui kõik oli korras, taastada tema preestellus ja templiõnnistused. See 30-aastane mees oli liitunud kirikuga teismeeas. Ta teenis auväärselt missionil. Kuid kui ta koju naasis, kaotas ta tee ja kaotas liikmelisuse kirikus. Mõne aasta pärast ta keskenes endasse ja armastavate preesteluse juhtide ning lahkete liikmete abil parandas meelt ning võeti uuesti ristimise kaudu kiriku liikmeks. Hiljem taotles ta oma preestelluse ja templiõnnistuste taastamist. Me leppisime kokku kohtumise laupäeval kell 10 koguduse hoones. Kui ma varajasele vestlusele kohale jõudsin, oli tema juba seal. Ta tahtis nii väga preestellust tagasi saada, et ei suutnud lihtsalt oodata. Meie vestluse ajal näitasin ma talle kirja ja selgitasin, et president Thomas S. Monson oli isiklikult tema taotluse läbi vaadanud ja vestluse heaks kiitnud. See muidu stoiline noor mees nuttis. Siis ütlesin ma talle, et meie vestluse kuupäeval ei ole tema elus mingit ametlikku tähendust. Ta oli hämmastunud. Ma teatasin talle, et pärast seda, kui ma tema õnnistused taastan, näitab tema liikmekaart ainult tema algupärast ristimise, kinnitamise, preestellusse pühitsemise ja templianni saamise kuupäeva. Ta silmad täitusid taas pisaratega. Ma palusin tal lugeda õpetuse ja lepingute raamatust. Vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellele on andeks antud ja mina, issand, ei pea neid enam meeles. Sellest te võite teada, kas inimene parandab meelt oma pattudest. Vaata, ta tunnistab need üles ja hülgab need. 3. korda tulid talle pisarad silma. Seejärel panin ma oma käed tema pea peale ja Jeesuse Kristuse nimel Melkisedeki preesteluse volitusega ja kiriku presidendi loal taastasin ma tema preestelluse ja templiõnnistused. Meid valdas sügav rõõm. Ta teadis, et tal oli taas õigus hoida ja rakendada Jumala preestellust. Ta teadis, et tema templiõnnistused olid taas täielikult taastatud. Tema samm oli kerge ja teda ümbritses särav valgus. Ma olin tema üle väga uhke ja tundsin, kui uhke ka taevane isa tema üle oli. Seejärel organiseeriti vai. Koosolekutel osalesid innustunud ustavad pühad ja toetati imelist vaiajuhatust. Kuid minu jaoks jäi see ajalooline sündmus organiseerida selles riigis esimene vai rõõmuvarju, mida tundsin sellele noorele mehele õnnistusi taastades.
olen mõistnud, et vaia organiseerimise eesmärk või üldse mingil viisil Jumala preesterluse kasutamise eesmärk on aidata taevast Isa ja Jeesus Kristust nende töös, anda igale Jumala lapsele võimalus lunastuseks ja ülenduseks. Nagu rakett, mille eesmärk on viia kohale kasulik koorem, viib preesterlus kohale Jeesuse Kristuse evangeeliumi, võimaldades kõikidel teha lepinguid ja saada nendega seotud talitusi. Meie elus võib seetõttu rakendada Kristuse lepitavat verd, kui me kogeme püha vaimu pühitsevat mõju ja saame Jumala lubaduste õnnistused. Lisaks ise evangeeliumi seadustele ja talitustele kuuletumisele, kutsun ma teid tegema ja pidama preesterluse lepinguid. Võtke vastu Jumala vanne ja tema lubadus. Suurendage oma kohustusi preesterluses, abistamaks taevast Isa ja Jeesus Kristust. Kasutage preesterlust, et anda kellelegi teisele võimalus saada kasu päästja lepitavast väest. Kui te seda teete, saavad teile ja teie perele osaks suured õnnistused. Ma tunnistan, et lunastaja elab ja juhatab seda tööd. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. We come tonight with the hope and faith that in some way we will leave strengthened and blessed by the Holy Ghost who teaches truth. It is about our individual search for truth that I wish to speak. As a young man, I had many questions about the church. Noore mehena oli mul palju küsimusi kiriku kohta. Mõned minu küsimused olid siirad, teised ei olnud ja peegeldasid teiste kahtlusi. Tihti arutasin oma küsimusi oma emaga. Olen kindel, et ta tundis ära, et paljud minu küsimused olid siirad ja tulid südamest. Ma arvan, et ta oli natuke pettunud nende küsimuste üle, mis olid vähem siirad ja rohkem vaidlushimulised. Kuid ta ei pannud mind kunagi minu küsimuste pärast halvasti tundma. Ta kuulas ja püüdis neile vastata. Kui ta tundis, et oli öelnud kõik, mis suutis, kuid minul oli ikka veel küsimusi, siis ütles ta midagi sarnast. David, see on hea küsimus. Seni kaua, kui sa uurid ja loed ja palvetad, et vastust leida, jätka nende asjade tegemist, mida sa tead, et sa peaksid tegema. Ja ära tee neid asju, mida sa tead, et sa tegema ei peaks. See sai minu tõeotsingu mustriks. Uurimise, palve ja käskude pidamise kaudu leidsin ma, et kõigile minu tähtsatele küsimustele leiduvad vastused. Samuti leidsin, et mõne küsimuse puhul on vaja järjepidevaid palveid, kannatlikkust ja ilmutust. Ema asetas vastutuse usu arendamise ja vastuste leidmise eest minule. Ta teadis, et ma leian tähtsaid vastuseid, kui otsin tõde taevas Isa määratud viisil. Ema teadis, et ma pean leidma tõe. Ta teadis, et ma pean olema oma küsimustes siiras ja nõus tegutsema vastavalt sellele, mida ma juba tean tõe olevat. Ta teadis, et ma pean uurima ja palvetama ja et pean arendama suuremat kannatlikkust, kui ma issanda käest vastuseid otsin. Valmisolek kannatlik olla on osa meie tõeotsingust ja osa issanda tõe avaldamise mustrist. Aja jooksul sain teada, et minu ema õpetas mulle taevase Isa tõe otsimise mustrit. Usk kasvas, vastused hakkasid tulema ja ma võtsin vastu missionikutse. Minu missiooni algusest tuli aeg, mil ma teadsin, et pean teadma, kas kirik on tõsi ja kas Joseph Smith oli Jumala prohvet. Ma tundsin seda, mida president Monson nii selgelt meie viimasel üldkonverentsil väljendas. Kui teil pole veel tunnistust neist asjust, tehke mis vajalik, et tunnistus saada. Omaenda tunnistus on neil rasketel aegadel elulise tähtsusega, sest teiste tunnistusega kaugele ei jõua. Ma teadsin, mida pean tegema. Ma pidin lugema Mormoni raamatut siira südamega, tõsise kavatsusega ja küsima Jumalalt, kas see on tõsi. Kuulake meie taevas Isa märkimisväärset lubadust, mis anti prohvet Moroni kaudu. Ja kui te saate need asjad, tahan ma teid õhutada, et te küsiksite Jumalalt, igaveselt Isalt, Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged.
ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Et saada seda, mis oli Mormoni raamatus, pidin ma seda lugema. Ma alustasin raamatu algusest ja lugesin iga päev. Mõned saavad tunnistuse väga kiiresti. Teistel võtab see kauem aega ja rohkem palveid ning võib olla vajalik raamatut mitu korda lugeda. In my missionary journal, I described my joy in knowing the truth as well as my personal expression of Mina pidin terve raamatu läbi lugema, enne kui ma sain lubatud tunnistuse, kuid Jumal tegi mulle selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu näol. Ma kirjeldasin oma missioonipäevikus oma rõõmu tõe teada saamisest ja ka oma isikliku pühendumise väljendust ja tõsist kavatsust tegutseda saadud tõe ajal. Ma kirjutasin, olen tõotanud oma taevasele isale ja endale, et annan endast parima. Annan terve ülejäänud elu endast 100%. Ma teen kõik, mis minult palutakse, kuid praegu on mul ees ülejäänud misjon ja ma teen sellest vägeva missioni, sellise, mille pärast ma ei pea ennast halvasti tundma, kuid seda mitte enda, vaid issanda pärast. Ma armastan issandat ja armastan tööd ja ma palun vaid, et see tunne kunagi ei kaoks. Ma sain teada, et selleks, et see tunne kunagi ei kaoks, on vaja seda pidevalt toita ja järjepidevalt meelt parandada ning käske pidada. President Monson ütles, kui tunnistus on saadud, tuleb seda kuulekusega Jumala käskudele, regulaarse palvetamise ja pühakirjade uurimisega elujõulisena alal hoida. Aastate jooksul olen küsinud missionäridelt ja noortelt kogu maailmas, kuidas nad alustasid oma isiklikke püüdlusi tõde otsida ja tunnistust saada. Peaaegu eranditult vastavad nad, et nende püüdlus saada isiklik tunnistus sai alguse isiklikust otsusest lugeda Mormoni raamatut algusest peale ja küsida Jumalalt, kas see on tõsi. Seda tehes otsustasid nad tegutseda selle asemel, et olla mõjutatavad teiste kahtlustest. Et teada tõde, peame elama evangeeliumi järgi ja panema sõna proovile. Meid hoiatatakse, et me ei võitleks issanda vaimu vastu. Meeleparandus koos otsusekindlusega käske pidada on tähtis osa iga inimese tõe otsingust. Me peame olema valmis loobuma kõikidest meie pattudest, et tõde teada. Meid kästakse, otsige teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu. Samuti otsige parimatest raamatutest tarkuse sõnu. Meie tõeotsingud peaksid keskenduma parimatele raamatutele ja parimatele allikatele. Parimate allikate seas on pühakirjad ja elavate prohvetite sõnad. President Monson on palunud meist igalühel teha, mis vajalik, et saada ja hoida tugevat tunnistust. Mis on vajalik, et see tunnistus süveneks ja tugevneks? Igaühel meist lasub isiklik vastutus teha, mis vaja, et saada ja hoida tugevat tunnistust. Kannatlikult oma lepingute pidamine, samas kui me teeme, mis vajalik, et saada vastuseid issandalt, on osa Jumala tõe leidmise mustrist. Eriti kui asjad on rasked, võidakse meilt nõuda, et me alistuksime kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikkusega issanda tahtele. Kannatlikult lepingute pidamine suurendab meie alandlikkust, süvendab meie soovi tõde teada ja võimaldab pühal vaimul juhtida meid tarkuse radadel, et me võiksime olla õnnistatud, edukad ja hoitud. Minu abikaasal Maryl ja minul on üks kallis inimene, kel on suure osa elust olnud küsimusi kiriku teatud aspektide kohta. Ta armastab evangeeliumi ja ta armastab kirikut, kuid tal on küsimusi. Ta on templis pitseeritud ja kirikus aktiivne, täidab oma kutseid ja on imeline ema ja abikaasa. Aastate jooksul on ta püüdnud teha neid asju, mida teab õige olevat ja vältida neid asju, mida teab vale olevat. Ta on pidanud kinni oma lepingutest ja jätkanud otsimist. Aeg-ajalt on ta olnud tänulik, et võib toetuda teiste usule. Mõne aja eest palus tema piiskop kohtumist tema ja tema abikaasaga. Ta palus neil võtta vastu ülesanne teenida templis, tehes asendustalitusi nende eest, kes vajasid templitalitusi. Kutse üllatas neid, kuid nad võtsid selle vastu ja hakkasid teenima issanda kojas. Nende teismeline poeg oli hiljuti uurinud pereajalugu ja leidnud esivanema nime, kelle templitalitusi polnud tehtud. Aja jooksul tegid nad templis asendustalitused selle isiku ja tema perekonna eest. Kui nad põlvitasid altari ees ja viidi läbi pitseerimistalitust, koges see imeline kannatlik naine, kes oli nii kaua otsinud isiklikku vaimset kogemust, mille kaudu ta sai teada, et tempel ja seal läbi viidavad talitused on õiged ja tõelised.
ta helistas oma emale ja rääkis talle oma kogemusest ning ütles, et kuigi tal on ikka veel küsimusi, teab ta, et tempel on õige, et templi talitused on õiged ja et kirik on õige. Tema ema nuttis tänust armastava kannatliku taevase isa ja tütre eest, kes kannatlikult otsimist jätkab. Kannatlik lepingute pidamine toob meie ellu taeva õnnistusi. Olen saanud suurt lohutust issanda lubadusest, et püha vaimu väel võite te teada tõde kõige kohta. Me võime teada tõde ilma kõike teadmata. Me teame, et Mormoni raamat on tõsi. Tegelikult õpetab juhataja Nelson täna, et me võime tunda kogu südames, et Mormoni raamat on ühemõtteliselt Jumala sõna ja me võime seda tunda nii sügavalt, et me ei sooviks ühtegi päeva ilma selleta olla. Me võime teada, et Jumal on meie isa, kes meid armastab ja et tema poeg Jeesus Kristus on meie päästja ja lunastaja. Me võime teada, et peaksime hindama liikmesust tema kirikus ja et igal nädalal sakramendi võtmine kaitseb meid ja meie peret. Me võime teada, et templitalituste kaudu võivad perekonnad olla koos igavesti. Me võime teada, et Jeesuse Kristuse lepitus ja meeleparanduse ning andestuse õnnistused on õiged ja tõelised. Me võime teada, et meie kallis prohvet Thomas S. Monson on issanda prohvet ja et tema nõuandjad ja 12 apostli kvoorumi liikmed on prohvetid, nägijad ja ilmutajad. Ma tean, et kõik see on tõsi ja tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Vennad, ehk pole suuremat komplimenti, mida võime issandalt saada, kui teadmine, et ta paneb meile usalduse, et oleme väärilised preestluse hoidjad ning head abikaasad ja isad. Üks on kindel, issanda usalduse võitmine on õnnistus, mis tuleb meiepoolse suure pingutuse kaudu. Usaldus on õnnistus, mis põhineb kuulekusel Jumala seadustele. Issanda usalduse võitmine tuleb ustavusest lepingutele, milles sõlmisime ristimisvetes ja pühas templis. Kui me peame oma lubadusi Jumalaga, siis tema usaldab meid. Ma armastan nii vanu kui kaasaja pühakirju, mis kasutavad õigemeelse inimese loomust kirjeldades fraasis südame ausameelsus. Ausameelsus või selle puudumine on inimese loomuse põhielement. Mehed, kellel on südame ausameelsus, on mehed, keda võib usaldada, sest usaldus on ehitatud ausameelsusele. Olla ausameelne mees tähendab lihtsalt, et teie kavatsused ja ka teie teod on puhtad ja õigemeelsed igas teie elu aspektis, nii avalikkuse ees kui eraelus. Iga otsusega, mida me teeme, saab meile osaks kas Jumala suurem usaldus või selle vähenemine. Seda põhimõtet on ehk kõige selgemini näha meie jumalikult määratud abikaasa ja isa kohustustes. Abikaasana ja isana oleme saanud kaasaja prohvetitelt, nägijatelt ja ilmutajatelt jumaliku ülesande dokumendis perekond läkitus maailmale. See dokument õpetab meile, et esiteks isadel tuleb juhtida oma perekonda armastusega ja õigsuses. Teiseks, isad vastutavad oma perekonna vajaduste rahuldamise eest ja kolmandaks, isad vastutavad oma perekonna kaitsmise eest. Et me võiksime võita Jumala usalduse, peame täitma neid 3 jumalikult määratud kohustust oma peres issanda viisil. Nagu perekonna läkituses öeldakse, on issanda viis täita neid kohustusi, teha seda koos oma abikaasaga, võrdsete kaaslastena. Minu jaoks tähendab see, et me ei tee märkimisväärseid otsuseid nende 3 kohustuse osas, ilma et oleksime nendes oma abikaasaga täielikus üksmeeles. Esimene samm meie eesmärgil võita issanda usaldus on panna meie usaldus tema peale. Prohvet Nefi oli eeskujuks sellisest pühendumisest, kui ta palvetas, "O issand, ma olen usaldanud sind ja ma usaldan sind igavesti. Ma ei looda lihalikule käsivarrele." Nefi oli täielikult pühendunud tegema issanda tahet. Lisaks sõnadele, et ta teeb seda, mida issand on käskinud, püsis Nefi kõikumatuna oma otsustes täita oma ülesanded, nagu illustreerivad järgmised sõnad.
nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui meie elame, me ei lähe tagasi meie isa juurde kõnnumaale enne, kui oleme teinud seda, mida issand on meil käskinud. Kuna Nefi esiteks usaldas Jumalat, pani Jumal suure usalduse Nefile. Issand õnnistas teda suure vaimu väljavalamisega, mis õnnistas tema elu, tema pereelu ja tema rahvaelu. Kuna Nefi valitses armastuses ja õigemeelsuses ning hoolitses oma pere ja rahva vajaduste eest ning kaitses neid, kirjutas ta, me elasime väga õnnelikult. Et esindada naise vaatenurka selles teemas, palusin ma oma kahe abielus tütreabi. Ma palusin neil kirjutada paar lauset sellest, kui tähtsaks peavad nad oma abielus ja pereelus usaldust. Järgnevalt on toodud Laura Harrise ja Christina Hanseni mõtted. Esiteks Laura. Üks kõige tähtsam asi minu jaoks on teadmine, et minu abikaasa teeb oma päeva jooksul valikuid, mis näitavad minu vastu austust ja armastust. Kui me võime teineteist sellisel viisil usaldada, toob see rahu meie koju, kus me võime tunda rõõmu koos laste kasvatamisest. Nüüd Christina mõtted. Kellegi usaldamine on sarnane kellessegi uskumisega. Ilma usalduse ja usuta on hirm ja kahtlus. Üks suurim õnnistus, mis tuleb sellest, et võin täielikult oma abikaasat usaldada, on minu jaoks rahu. Meelerahu teadmisest, et ta teeb seda, mida ütleb, et ta teeb. Usaldus toob rahu, armastust ja õhkkonna, kus armastus võib kasvada. Laura ja Christina ei näinud, mida teine oli kirjutanud. Minu jaoks on huvitav, et nad mõlemad iseseisvalt pidasid rahu õnnistust kodus selle tulemuseks, et võisid oma abikaasat usaldada. Nagu minu tütarde näited illustreerisid, mängib usalduse põhimõte ülimalt tähtsat rolli Kristuse keskse kodu kujundamisel. Minul oli samuti võimalik kogeda sama Kristuse keskset keskkonda, kasvades kodus, kus minu isa austas oma preesterlust ja võitis kogu pere usalduse tema südame ausameelsuse tõttu. Lubage mul jagada teiega oma nooruse kogemust, mis illustreerib kestvat positiivset mõju, mida võib avaldada oma perele isa, kes mõistab ausameelsusel põhinevat usalduse põhimõtet ja elab selle järgi. Kui ma olin väga noor, rajas minu isa firma, mis spetsialiseerus tehaste automatiseerimisele. See firma konstrueeris, valmistas ja paigaldas automatiseeritud tootmisliine kogu maailmas. Kui ma käisin põhikoolis, tahtis mu isa, et ma õpiksin tööd tegema. Samuti tahtis ta, et ma õpiksin igat üksikasja. Minu esimene töö oli haljastuse eest hoolitsemine ja üldsusele mitte näha olevate ruumide värvimine. Kui ma keskkooli läksin, edutati mind tööle tehases. Ma õppisin, kuidas lugeda projektijooniseid ja töötada raskete terasetootmismasinatega. Pärast keskkooli lõpetamist käisin ma ülikoolis ja läksin missionile. Missionilt koju naasnud, läksin ma kohe tagasi tööle. Ma pidin teenima raha, et maksta tuleva aasta koolikulude eest. Ühel päeval peatselt pärast minu missionit töötasin ma tehases. Kui mu isa kutsus mind oma kabinetti ja küsis, kas sooviksin minna koos temaga ärireisile Los Angelesi. See oli esimene kord, kui minu isa mind endaga koos ärireisile kutsus. Ta lasi mul minna avalikkuse ette, et aidata firmat esindada. Enne kui me lahkusime, valmistas ta mind ette mõne üksikasjaga meie uue potentsiaalse kliendi kohta. Esiteks oli kliendiks rahvusvaheline korporatsioon. Teiseks, nad uuendasid oma tootmisliine kogu maailmas kõige viimase automatiseerimistehnikaga. Kolmandaks, meie firma ei olnud neile kunagi varem konstrueerimisteenust või tehnikat pakkunud ja lõpuks nende korporatsiooni kõige kõrgem ametnik, kes vastutas hangete eest, oli palunud seda koosolekut, et vaadata üle meie hinnapakkumine uuele projektile. See koosolek esindas uut potentsiaalset tähtsat võimalust meie firmale. Pärast Los Angelesi saabunist läksime isaga juhtivtöötaja hotelli koosolekule. Esimene päevakorrapunkt oli arutada ja analüüsida projekti konstrueerimise tehnilisi andmeid. Järgmisena arutati operatsiooni üksikasju. Ja arutelu viimane punkt keskendus hinnale ja tingimustele. Siinkohal muutusid asjad huvitavaks.
Korporatsiooni ametnik selgitas meile, et meie hinnapakkumine oli kõikidest hinnapakkumise teinud firmadest madalaim. Siis, huvitaval kombel, avaldas ta meile järgmise madalaima pakkumise hinna. Siis küsis ta, kas me sooviksime oma ettepaneku tagasi võtta ja selle uuesti esitada. Ta märgis, et meie uus hind peaks jääma vaid natuke allapoole järgmisest madalamast hinnast. Seejärel selgitas ta, et me jagaksime sellest saadud lisaraha temaga pooleks. Ta õigustas seda öeldes, et sellest võidaksid kõik osapooled. Meie firma võidaks, sest teeniksime märkimisväärselt rohkem raha, kui oleksime saanud algse hinnapakkumisega. Tema äri võidaks, kuna nemad teeksid ikka veel äri kõige madalaima hinnapakkumise teinud firmaga ja muidugi tema võidaks, võttes oma osa, kuna tema koostas selle suurepärase kokkuleppe. Seejärel andis ta meile postkontorikasti numbri, kuhu me tema nõutud raha saadaksime. Pärast kõike seda vaatas ta minu isa ja küsis, kas oleme kokku leppinud. Minu üllatuseks tõusis isa püsti, surus tema kätt ja ütles talle, et võtame temaga ühendust. Pärast koosolekut istusime rendiautosse ja mu isa pöördus minu poole ja küsis, no nii, mis sa arvad, et me peaksime tegema? Ma vastasin öeldes, et ei arva, et peaksime tema pakkumise vastu võtma. Minu isa küsis seejärel, kas sa ei arva, et meil on kohustus kõigi meie töötajate suhtes neile pidevat tööd pakkuda? Kui ma selle küsimuse üle mõtlesin ja enne, kui ma vastata jõudsin, vastas ta ise enda küsimusele. Ta ütles, Rick, kui sa kord võtad pistist või kompromiteerid oma ausameelsust, siis on väga raske seda kunagi tagasi saada. Ära tee seda kunagi, isegi mitte üks kord. Tõsiasi, et ma seda kogemust jagan, tähendab, et ma ei ole kunagi unustanud seda, mida mu isa mulle meie ühisel ärireisil õpetas. Ma jagan seda kogemust illustreerimaks kestvat mõju, mis meil isadena on. Te võite kujutada, milline usaldus meil isaga oli tänu tema südame ausameelsusele. Ta elas samade põhimõtete järgi oma eraelus, suhetes minu ema, oma laste ja kõigi teistega. Vennad, minu palve täna õhtul on, et me võiksime kõik panna oma usalduse issandale, nagu Nefi meile näitas, ja seejärel meie südame ausameelsuse kaudu võidaksime nii issanda usalduse kui ka meie abikaasa ja laste usalduse. Kui me mõistame ja rakendame seda püha ausameelsusele püstitatud usalduse põhimõtet, siis oleme ustavad oma pühadele lepingutele. Samuti saavutame edu juhtides oma peret armastuses ja õigemeelsuses, hoolitsedes nende vajaduste ees elus ja kaitses meie peret maailma kurjuse eest. Tunnistan nendest tõdedest alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu On usk meile kalju. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas president Dieter F. Uchtdorfi teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel on minu lau teile kõneleda. For
An elderly man was standing in line at the post office. Üks vanem mees seisis postkontoris järjekorras, et teenindusletist marke osta. Noor naine märkas, et tal oli kõndimisega raskusi ja pakkus abi, et aja kokkuhoiu huvides aidata tal osta marke automaadist. Vana härra ütles, tänan, kuid ma eelistan oodata. Automaat ei küsi minu liigesepõletiku kohta. Mõnikord on abiks, kui rääkida kellegagi, kes hoolib meie muredest. Valu, kurbus, haigus on kogemused, mis on meil kõigil ühised. Ebaõnnestumise, häda ja ebaõnne hetked võivad võtta suure hulga ruumi meie hinge kõvakettel. Mis puutub meie füüsilisse heaolusse, siis lepime vananemise ja haigustega kui osaga surelikust teekonnast. Me otsime abi spetsialistidelt, kes mõistavad füüsilist keha. Kui me kannatame emotsionaalse häda või psüühikahäire käes, otsime abi ekspertidelt, kes selliseid haigusi ravivad. Just nagu me kogeme surelikkuses füüsilisi ja emotsionaalseid katsumusi, on meil ka vaimseid proovilepanekuid. Enamik meist on kogenud elus aegu, kui meie tunnistus eredalt särab. Oleme ehk samuti kogenud aegu, mil taevane isa tundub kaugena. On aegu, mil me peame kogu südamest kalliks vaimuasju. Samuti võib olla aegu, mil need tunduvad vähem väärtuslikud või on nende tähtsus vähenenud. Täna soovin ma kõneleda hingelisest heaolust. Kuidas me võime leida tervendust, loidusest ja kõndida eredal hingelise tervise rajal. Mõnikord tulevad hingelised haigused patu või emotsionaalsete haavade tagajärjel. Mõnikord tulevad hingelised probleemid nii pikkamisi, et me ei saa arugi, mis toimub. Nagu settekivimite kihid võivad hingeline valu ja lein aja jooksul suureneda, rõhudes meie vaimu, kuni on pea liiga suur, et seda välja kannatada. Näiteks võib see juhtuda siis, kui meie kohustused tööl, kodus ja kirikus muutuvad nii rõhuvaks, et me kaotame silmist evangeeliumi rõõmu. Võime isegi tunda, et meil pole enam rohkemat anda või et Jumala käskude järgi elamine käib meile üle jõu. Kuid see, et hingelised katsumused on tõelised, ei tähenda, et need on ravimatud. Me võime hingeliselt terveneda. Isegi kõige sügavaima hingehaavu, jah, isegi neid, mis paistavad ravimatud, võib terveks ravida. Mu kallid sõbrad, Jeesuse Kristuse tervendav vägi ei ole meie päevil kadunud. Tema tervendav puudutus võib muuta elusid meie päevil samamoodi, nagu see tegi tema päevil. Kui meil on vaid usku, siis võib ta võtta meil käest, täita meie hinge taevase valguse ja tervendamisega ning öelda meile need õnnistatud sõnad. Tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni.
whatever causes our spiritual ache, mis meie hingelisi vaevu ka ei põhjusta, all have one thing, on neil üks ühine joon: the absence of divine. jumaliku valguse puudumine. Darkness reduces our Pimedus vähendab meie võimet selgelt näha. it dims our vision of See ähmastab seda, mis oli kord plain and clear. lihtne ja selge. When we're in darkness, Kui me oleme pimeduses, more likely to make teeme tõenäolisemalt halbu valikuid, cannot see it. kuna me ei näe meie teel varitsevaid ohte. We're in darkness, Kui oleme pimeduses, kaotame kergemini lootust, cannot see kuna ei näe rahu ja rõõmu, mis meid ootavad, kui me vaid edasi pürgime. light. On the other hand, Teisest küljest aitab valgus meil things näha asju nii, really are. nagu need tegelikult on. It allows us to discern See aitab meil teha vahet tõe and error, ja vale, the vital. olulise ja tühise vahel. When we are in the light, Kui oleme valguses, righteous choices. võime teha õigemeelseid valikuid, põhinedes õigetele põhimõtetele. We are in the light, Kui oleme valguses, perfect, on meil täiusliku lootuse sära, because we can see kuna me võime näha meie surelikke katsumusi eternal perspective. igavikulisest vaatenurgast. We will find spiritual Me leiame hingelist tervenemist, way astudes maailma varjudest of the world, Kristuse igavese the everlasting valguse kätte. Christ. The more we understand Mida enam me mõistame ja rakendame concept of, valguse õpetuslikku olemust, more we can guard seda enam võime kaitsta end hingeliste haiguste eest, mis meid igast küljest ahistavad on every side, või vaevavad. and the better we can Ja seda paremini võime teenida energiliste, julgete, hoolivate ja alandlike püha preesteluse hoidjatena. servants and disciples of Meie armastatud ja igavese kuninga tõeliste teenijate ja jüngritena. Jeesus Kristus ütles: light of the world. mina olen maailma valgus. Shall not Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, the light vaid temal of life. on elu valgus. What does that mean? Mida see tähendab? Simply this. Lihtsalt seda. He who humbly follows See, Jesus Christ kes järgib alandlikult Jeesust Kristust, and share in kogeb tema valgust ja saab sellest osa. light Ja see valgus kasvab, until it kuni ajab lõpuks välja even the most. isegi kõige sügavama pimeduse. It means that there is a See tähendab, et on olemas vägi, influence that tugev mõju, the Savior. mis päästjast kiirgab. It proceeds forth See väljub Jumala juurest, to fill et täita ruumi mõõtmatus. because this power and light. Kuna see vägi valgustab meie elu ja ülendab meie meelt, The scriptures often call it. kutsuvad pühakirjad seda tihti valguseks, It's also referred to as kuid seda nimetatakse ka and truth. In the Doctrine and Covenants we read valguseks ja tõeks. truth. Õpetuses ja lepingutes loeme, sest issanda sõna on tõde ja mis iganes on tõde, on valgus ja mis iganes on valgus, on vaim, Spirit of nimelt Jeesuse Kristuse vaim. this profound insight that light See sügav kaemus, et valgus on vaim, mis on tõde, shines upon ja et see valgus paistab iga hinge peale, kes maailma tuleb, is important on sama tähtis, is hopeful. kui see on lootusküllane. Christ Kristuse valgus valgustab ja täidab kõikide hinged, to the voice. kes kuuletuvad vaimu häälele. The light of Christ fills the universe. Kristuse valgus täidab kogu universumi, see täidab kogu maa Fill
ja see võib täita iga südame. Jumal ei tee vahet isikute vahel. Tema valgus on saadaval kõigile, suurtele ja väikestele, rikastele ja vaesetele, eelisseisuses ja ebasoodsates oludes olijatele. Kui te avate oma meele ja südame, et võtta vastu Kristuse valgust ning järgite alandlikult päästjat, siis saate rohkem valgust, rida rea peale, siin natuke ja seal natuke. Kogute te rohkem valgust ja tõde oma hinge, kuni pimedus on teie elust välja heidetud. Jumal avab teie silmad. Jumal annab teile uue südame. Jumala armastus, valgus ja tõde äratavad suikunud asjad elule ja te sünnite uuesti Kristuses Jeesuses uuele elule. Issand on lubanud ja kui te peate silmas üksnes minu hiilgust, täidetakse terve teie keha valgusega ja teis ei ole mingit pimedust ja keha, mis on täidetud valgusega, mõistab kõiki asju. See on parim hingelise haiguse ravi. Pimedus hajub valguse kohalolekul. Kuid Jumal ei sunni meid embama tema valgust. Kui me pimedusega ära harjume, siis on ebatõenäoline, et meie süda muutub. Et toimuks muutus, peame aktiivselt valgust sisse laskma. Kui ma lennukikaptenina ümber meie planeedi Maa lendasin, huvitas mind alati Jumala loodu ilu ja täiuslikkus. Eriti paelus mind Maa ja päikese vaheline suhe. See tundus mulle sügavmõttelise esemelise õppetunnina sellest, kuidas eksisteerivad pimedus ja valgus. Nagu me kõik teame, iga 24 tunni järel muutub öö päevaks ja päev ööks. Mis on siis öö? See pole midagi enamat kui vari. Isegi kõige pimedamal ööl ei lakka päikese valgus kiirgemast. See särab jätkuvalt sama eredalt kui varem, kuid pool maakera lasub pimeduses. Valguse puudumine põhjustab pimedust. Kui saabub ööpimedus, siis ei lange me meeleheitesse ega muretse, et päike on kustunud. Me ei oleta, et päikest enam pole või et see on surnud või et pole kunagi seal olnud. Me mõistame, et oleme varjus, et maakera pöörleb edasi ja lõpuks jõuavad päikesekiired taas meieni. Pimedus ei tähenda, et valgust ei ole. Kõige sagedamini tähendab see lihtsalt, et meie ei ole õiges kohas, et valgust saada. Nende hiljutiste päikesevarjutuste ajal on paljud teinud suuri jõupingutusi, et keset eredat päikeselist päeva olla kitsas kuu tekitatud varjus. Väga sarnasel viisil särab vaimuvalgus jätkuvalt kogu Jumala loodu peale. Saatan püüab meid igal viisil varju luua või meid enda tekitatud varju saada.
tema sunnib meid looma meie enda varjutuse. Ta tõukab meid tema koopa pimedusse. Vaimne pimedus võib tõmmata unustuse eesriide isegi nende ümber, kes kunagi valguses kõndisid ja issandas rõõmustasid. Siiski, isegi suurima pimeduse hetkedel kuuleb Jumal meie alandlikku anumist, kui palvetame. Issand, ma usun, aita mu uskmatust. Alma päevil oli paljusid, kel oli raskusi vaimsete asjade vastuvõtmisega ja nende uskmatuse pärast ei saanud Jumala valgus ja tõde nende hinge siseneda ja nende südamed olid muutunud kõvaks. Vennad, on meie teha, olla õiges kohas, et näha Jeesuse Kristuse evangeeliumi jumalikku valgust ja tõde. Isegi kui on saabunud öö ja maailm paistab pime, võime otsustada käia Kristuse valguses, pidada tema käske ja julgelt tunnistada tema tõelisusest ja tema suurusest. Jumala preesteluse hoidjatena ja Aaroni ja Melkisedeki preesteluse hoidjatena ja Jeesuse Kristuse jüngritena. Te olete valguse kandjad. Jätkake nende asjade tegemist, mida teate toitvat tema jumalikku valgust. Hoidke oma valgus kõrgel ja paisku teie valgus inimeste ees. Mitte, et nad näeksid ja teid imetleks, vaid et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas. Mu kallid vennad, te olete tööriistaks Issanda kätes eesmärgiga tuua taevase Isa lastele valgust ja tervenemist. Ehk te ei tunne, et olete võimelised tervendama neid, kes on hingeliselt haiged. Kindlasti mitte enam kui postkontori töötaja on võimeline aitama liigesepõletikuga inimest. Võib-olla seisate te ise silmitsi hingeliste katsumustega. Siiski on Issand teid kutsunud. Ta on andnud teile volituse ja kohustuse aidata abivajajaid. Ta on andnud teile oma püha preesteluse väe tuua valgust pimedusse ja tõsta ning õnnistada Jumala lapsi. Jumal on taastanud tema kiriku ja tema hinnalise evangeeliumi, mis parandab haavatud hinge. Ta on valmistanud raja hingelise tervise juurde, et leida tervenemist loidusest ja liikuda ereda hingelise tervise poole. Iga kord, kui te pöörate oma südame alandlikus palves Jumala poole, kui te olete põlvili, kirikus, kodus, erapaikades, avalikes paikades, kogete te tema valgust. Iga kord, kui te otsite tema sõna ja tahet pühakirjades, kasvab see valgus eredamaks. Iga kord, kui märkate abivajajat ja ohverdate enda heaolu, et teda armastavalt aidata, siis see valgus laieneb ja paisub. Iga kord, kui hülgate kiusatuse ja valite puhtuse, iga kord, kui otsite andestust või andestate, iga kord, kui tunnistate julgelt tõde, nii tegude kui sõnade kaudu, ajab valgus minema pimeduse ja tõmbab enda poole teisi, kes samuti valgust ja tõde otsivad. Mõelge enda isiklikele kogemustele, hetkedele, mil olete teeninud Jumalat ja ligimest, kui teie elus on säranud jumalik valgus, näiteks pühas templis
või sakramendilauas or in a quiet moment või of prayerful pondering. palvemeelse mõtiskluse vaiksel hetkel, teie perekogunemistel Of priesthood service, või preesterluse teenimise ajal, Father as a friend. kui abikaasa, kui isa, kui sõber. Jagage neid hetki pere ja sõpradega ning eriti meie noortega, kes valgust otsivad. Seeking light Ärge unustage, et nad otsivad valgust ja nad peavad kuulma teie käest, and truth et koos selle valgusega and ja selle tõega tuleb lootus ja tervenemine, isegi maailmas, mis on täis pimedust. Kristuse valgus toob lootust, rõõmu ja tervenemist iga hingehaava või hingemure korral. Inimesed, kes kogevad seda puhastavat mõju, saavad tööriistadeks maailma valguse käes, to give light. et anda valgust teistele. They will feel what Nad tunnevad, mida tundis kuningas Lamoni. light had infused See valgus oli sisendanud niisugust rõõmu tema hinge, having been pimeduse pilve hajudes light of everlasting ja tema hinges oli süüdatud in his soul. igavikulise elu valgus. My dear brethren, Mu kallid vennad, mu kallid sõbrad, our quest, meie ülesanne Lord, on otsida issandat, kuni tema igavese elu valgus põleb eredalt meie sees testimony ja meie tunnistus saab kindlaks strong, ja tugevaks, even in the midst. isegi keset pimedust. It is my prayer and Minu palve ja õnnistus on, will succeed et teil õnnestub täita oma tuleviku eesmärk holders, kõige vägevama Jumala preesterluse hoidjatena full bearers, ja tema heavenly light. taevase valguse rõõmsate kandjatena. Jeesuse Kristuse, meie õpetaja, pühal nimel. Aamen. My dear brethren who hold the priesthood of God, particularly mu kallid vennad, kes te hoiate Jumala preesterlust. Täna soovin ma kõneleda imelisest viisist, kuidas issand juhatab oma kuningriiki maa peal. now you already know the fundamentals. Alusteadmised on teil juba olemas. Confirm them to you as I go through them. First, Esiteks, Jesus Christ Jeesus Kristus on kiriku pea kogu maal. the earth. Second, he leads his church today. Teiseks, ta juhib oma kirikut tänapäeval, kõneledes ilmutuste kaudu prohvetiks kutsutud meestele. Kolmandaks, ta andis ilmutusi oma prohvetitele minevikus, teeb seda ikka veel ja jätkab selle tegemist. So, fourth, he gives confirming Neljandaks, ta annab kinnitava ilmutuse neile, kes teenivad tema prohvetite juhtimisel. from those fundamentals. Nendest alusteadmistest näeme, et viis, kuidas issand oma kirikut juhib, nõuab püsivat usku kõigilt, kes teda maa peal teenivad. From all who serve him on earth. For instance, Näiteks on vaja usku, believe that the resurrected Lord et tõdeda, et ülestõusnud issand vaatab oma kuningriigi igapäevaste üksikasjade üle. takes faith. On vaja usku, et tõdeda, et ta kutsub ebatäiuslikke inimesi usaldust nõudvatele kohtadele. On vaja usku, et tõdeda, et ta tunneb inimesi, keda ta kutsub täiuslikult, nii nende võimeid kui ka potentsiaali, ega tee seega mingeid vigu oma That may bring a kutsumistes. smile or a shake of the head to someone in this audience. See võib panna mõnda kohalviibijat naeratama või pead raputama, nii neid, kes arvavad, et nende teenimiskutse võis olla eksik, kui ka neid, kes mõtlesid kellelegi teisele, kes paistab mitte sobivat nende kohale issanda kuningriigis. Minu nõuanne mõlemale grupile on hoiduda sellisest kohtumõistmisest kuni ajani, mil suudate paremini näha seda, mida näeb issand. Is that you have the Selle asemel peaksite te hoopis teadma, et teil on võime saada ilmutust ja kartmatult selle ajal tegutseda. faith to do so. It takes even greater faith to On vaja usku,
et seda teha ja on vaja isegi suuremat usku, et tõdeda, et issand on kutsunud ebatäiuslikud teenijad teid juhtima. Minu tänane eesmärk on ehitada teie usku sellesse, et Jumal juhatab teid tema teenistuses ja mis veelgi tähtsam, ma loodan ehitada teie usku sellesse, et issand inspireerib neid ebatäiuslikke inimesi, kelle ta on kutsunud teie juhtideks. Te võite alguses mõelda, et selline usk pole tähtis issanda kiriku ja kuningriigi edenemiseks, kuid te võite avastada, vaatamata sellele, kus te asute preesterluse teenistuse jadas, issanda prohvetist uue Aaroni preesterluse hoidjani, et see usk on ülimalt oluline. Alustame sellest, mida tähendab usk õpetajate kvoorumi juhatajale. Tema jaoks on tähtis uskuda, et issand on kutsunud tema isiklikult teades selle õpetaja nõrkusi ja tugevusi. Tal peab olema usku, et see mees, kes talle kutse andis, sai ilmutust Jumala vaimult. Tema nõuandjad ja tema kvoorumi liikmed vajavad sama usku, et järgida teda kartmatu enesekindlusega. Ma nägin sellist enesekindlust, kui üks poiss istus pühapäeva hommikul koos oma diakonite kvoorumi juhatusega. Tema oli nende vast kutsutud sekretär. See noor juhatus pidas koos nõu. Nad arutasid viise, kuidas nad võiksid täita piiskopi palvet tuua üks vähem aktiivne poiss tagasi kirikusse. Pärast palvet ja arutelu määrasid nad sekretäri külastama ja kutsuma seda poissi, kes polnud kunagi koosolekul osalenud. Sekretär ei tundnud seda poissi, kuid ta teadis, et üks poisi vanematest oli vähem aktiivne ja teine ei olnud kiriku liige. Sekretär tundis ärevust, kuid mitte hirmu. Ta teadis, et Jumala prohvet oli palunud preesterluse hoidjatel tuua tagasi kadunud lambad ja ta oli kuulnud oma juhtkonna palvet. Ta kuulis, kuidas nad jõudsid kokkuleppele poisi nime suhtes ja tema nime suhtes. Ma vaatasin, kui sekretär mööda tänavat vähem aktiivse poisi maja juurde jalutas. Ta jalutas aeglaselt, nagu läheneks ta ohule. Kuid tagasi kõndis ta koos poisiga rõõmsalt naeratades. Ma pole kindel, et ta tol ajal seda teadis, kuid ta oli läinud uskudes, et ajab issanda asja. See usk on jäänud temaga ja on kasvanud aastate jooksul missionärina, isana, noorte meeste juhina ja piiskopina. Räägime sellest, mida tähendab selline usk piiskopile. Piiskop kutsutakse mõnikord teenima inimesi, kes teda hästi tunnevad. Koguduse liikmed teavad tema inimlikke nõrkuseid ja tema vaimseid tugevusi ning nad teavad, et koguduses on teisi, kelle oleks võinud kutsuda. Teisi, kes tunduvad rohkem haritud, kogenumad, meeldivamad või parema välimusega. Need liikmed peavad teadma, et kutse teenida piiskopina tuli issandalt ilmutuse kaudu. Ilma nende usuta on Jumala kutsutud piiskopil palju raske saada ilmutust, et neid aidata. Ta ei saavuta edu ilma teda toetavate liikmete usuta. Muidugi, ka vastupidine on tõsi. Mõelge issanda teenijale, kuningas Benjaminile, kes juhtis oma rahva meeleparandusele. Inimeste süda pehmenes tänu nende usule, et vaatamata tema inimlikele nõrkustele oli ta kutsutud Jumala poolt ja tema sõnad tulid Jumalalt. Teil on meeles, mida rahvas ütles? Tsitaat, jah, me usume kõiki sõnu, mida sa oled meile rääkinud ja samuti me teame nende kindlust ja tõusust tänu kõige välise issanda vaimule, mis on põhjustanud meis ehk meie südametes vägeva muutuse, nii et meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Tsitaadi lõpp.
Et juht võiks issanda töös edu saavutada, peab inimeste usaldus sellesse, et ta on Jumala poolt kutsutud, kaaluma üles nende arvamuse tema jõuetustest ja surelikest nõrkustest. Te mäletate, kuidas kuningas Benjamin selgitas oma juhi rolli. Ma ei ole käskinud teil siia tulla, et te kardaksite mind või et te mõtleksite, et mina ise olen enam kui surelik inimene. Aga ma olen nagu teiegi aldis kõiksugu jõuetusele kehas ja meeles. Ometi on see rahvas mind valinud ja mu isa on mind pühitsenud ja issanda käsi on mul lasknud olla selle rahva valitseja ja kuningas. Ja tema võrratu vägi on mind üleval pidanud ja hoidnud, et teenida teid kõigest väest, meelest ja jõust, mis issand on mulle andnud. Teie juht issanda kirikus võib paista teile nõrk ja inimlik või tunduda tugeva ja inspireerituna. Tõsiasi on, et iga juht on nende ja teiste omaduste segu. Issanda teenijaid, keda meid juhtima kutsutakse, aitab see, kui me näeme neid, nagu issand neid nägi, kui ta nad kutsus. Issand näeb oma teenijaid täiuslikult. Ta näeb nende potentsiaali ja tulevikku ja ta teab, kuidas võib muutuda nende loomus. Samuti teab ta, kuidas neid võivad muuta nende kogemused inimestega, keda nad juhivad. Ehk on teil olnud kogemus, kui inimesed, keda teid teenima kutsuti, teid tugevamaks muutsid. Mind kutsuti kord noorte vallaliste täiskasvanute piiskopiks. Ma ei tea, kas issanda eesmärgid puudutasid rohkem muutusi, mida mina võisin aidata temal neis esile tuua või muutusi, mida ta teadis, et nemad võivad minus esile kutsuda. Viisil, mida ma ei mõista, käitus enamik noori selles koguduses nii, nagu oleks Jumal mind kutsunud isiklikult nende jaoks. Ma mäletan ühte noort meest, kes palus nõu oma hariduste valikul. Ma andsin nõu. Nädal hiljem leppis ta minuga kohtumise kokku. Kui ta kabinetti astus, üllatas ta mind küsides, piiskop, kas me võiksime enne rääkimist palvetada ja kas me võiksime põlvitada ja kas tohib, et mina ütlen palve? Tema soov üllatas mind, kuid tema palve üllatas mind veelgi enam. See kõlas umbes järgmiselt. Taevane isa, sa tead, et piiskop Airing andis mulle eelmisel nädalal nõu, kuid sellest polnud kasu. Palun inspireeri teda, et ta teaks, mida ma pean nüüd ette võtma. Te võite selle peale naerda, kuid mina ei naernud. Ta teadis, mida issand tahab, et ta teeks. Kuid ta austas piiskopi ametit issanda kirikus ja tahtis ehk, et minul oleks võimalus saada suuremat enesekindlust selles kutses ilmutust saada. See toimis. Kohe, kui me põlvitamas tõusime ja istet võtsime, sain ma ilmutuse. Ma ütlesin talle, mida tundsin, et issand soovib, et ta teeks. Ta oli ainult 18-aastane, kuid küps oma vaimsetelt aastatelt. Ta teadis, et ei pea sellise probleemiga piiskopi poole pöörduma, kuid ta oli õppinud toetama issanda teenijaid isegi nende surelikus nõrkuses. Temast sai lõpuks vaia juhataja. Ta kandis endaga seda koos õpitud õppetundi. Kui sul on usku, et issand juhib oma kirikut, andes ilmutust neile ebatäiuslikele teenijatele, keda ta kutsub, siis avab issand taevaluugid talle, nagu tema avab need sinule. Sellest kogemusest sain ma õppetunni, et nende inimeste usk, keda me teenime, toob meile mõnikord issanda teenistuses ilmutust rohkem kui meie enda usk. Minu jaoks oli veel teine õppetund, kui see poiss oleks mõistnud mind hukka sellepärast, et ma talle esimesel korral head nõu ei andnud ja oleks ta kunagi uuesti küsima tulnud. Ja seega otsustades mind mitte hukka mõista, sai ta soovitud kinnituse. Ja veel üks õppetund sellest kogemusest on mulle kasuks tulnud. Nii palju, kui mina tean, ei rääkinud ta kellelgi selles koguduses, et ma ei olnud esimesel korral head nõu andnud.
Kui ta oleks seda teinud, oleks see kahandanud selles koguduses teiste usaldust nende piiskopi inspiratsiooni vastu. Ma püüan mitte mõista hukka issanda teenijaid või kõnelda nende näilistest nõrkustest ja ma püüan eeskuju kaudu õpetada seda ka oma lastele. President James E. Faust jagas juhtmõtet, mida ma püüan järgida. Ma soovitan seda teile. Me peame toetama ja heaks kiitma oma kohalikke juhte, sest nemad on kutsutud ja välja valitud. Iga selle kiriku liige võib saada nõu piiskopilt või koguduse juhatajalt, vaikonna juhatajalt või missiooni juhatajalt ning kiriku presidendilt ja tema kaaslastelt. Keegi neist vendadest ei palunud endale oma kutset. Keegi pole täiuslik. Ometi on nad issanda teenijad, kelle ta on kutsunud nende kaudu, kellel on õigus tema inspiratsioonile. Neile kutsututel, toetatutel ja ametisse asetatutel on õigus meie toetusele. Lugupidamatus kirikujuhtide vastu on pannud paljud võimsalt nõrgenema ja manduma. Me peaksime jätma kahe silma vahel kõik tajutavad puudused, tüükad või plekid, mis meid juhtima kutsutud meestel olla võivad, ning toetama neid nende ametis. See nõuanne õnnistab Jumala teenijaid igas olukorras. Issanda kiriku algusaegadel hakkasid prohvet Joseph Smithile lähedal olevad juhid rääkima tema vigadest. Isegi pärast kõike, mida nad olid näinud ja teadsid tema mainest issanda ees, levis nende kriitika, vaim ja kadedus kui katk. 1/12 seadis meile kõigile usu ja lojaalsuse standardi, mida me peame järgima, kui soovime issanda kuningriigis teenida. Siin on aruanne. Mitmed vanemad kutsusid kokku koosoleku templis kõigile neile, kes pidasid Joseph Smithi langenud prohvetiks. Nad tahtsid määrata David Whitmeri uueks kiriku juhiks. Olles kuulanud prohveti vastaseid argumente, tõusis Brigham Young ja tunnistas, et Joseph on prohvet ja ma tean seda ning et kuigi nad võivad teda kiruda ja laimata nii palju, kui neile meeldib, ei saa nad hävitada prohvetit, kelle Jumal on ametisse asetanud. Nad saavad üksnes hävitada omaenda volituse, lõigata läbi kütked, mis seovad neid prohveti ja Jumalaga ja lasta endal vajuda põrgusse. On köidik, mis seob meid meie teenistuses issandaga. See jookseb sealt, kus meid kuningriigis teenima kutsutakse, üles nendeni, kes on kutsutud meid preesterluses juhtima ja prohvetini, kes on seotud issandaga. On vaja usku ja alandlikkust, et teenida kohas, kuhu teid on kutsutud, usaldades, et issand on kutsunud meid ja neid, kes neid juhivad ning toetades neid kogu usuga. Tuleb aegu, nagu neid oli Kirtlandi päevil, mil meil on vaja Brigham Youngi moodi usku ja ausameelsust, et seista kohas, kuhu Jumal on meid kutsunud, ustavana tema prohvetile ja juhtidele, kelle ta on kohale asetanud. Ma jagan oma pühalikku ja samas rõõmsat tunnistust, et issand Jeesus Kristus on tüüri juures. Tema juhib oma kirikut ja oma teenijaid. Ma tunnistan, et Thomas S. Monson on ainus mees, kes hoiab ja kasutab kõiki püha preesterluse võtmeid maa peal ja ma palun õnnistust kõikidele alandlikele teenijatele, kes teenivad nii valmilt ja hästi Jeesuse Kristuse taastatud kirikus. Ma tunnistan, et Joseph Smith nägi Jumal isa ja Jeesus Kristust. Nad rääkisid temaga. Preesterluse võtmed taastati kõigi taevase isa laste õnnistamiseks. Meie missioon ja usaldus on teenida meie kohal issanda aate nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Vennad, me oleme tänulikud, et te täna õhtul osalesite. Samuti täname koori innustava muusika eest, mida nad esitasid, ja täname kõiki, kes aitasid istungi läbiviimisel. Koor lõpetab selle istungi lauluga Prohvet, me sinu eest palvetame. Seejärel teeb lõpupalve vanem Rafael E. Pino 70.
Our Heavenly Father, meie at taevane the isa. conclusion of this wonderful priesthood Selle imelise preesterluse istungi lõpetuseks me täname sind selle vendluse ja rahu vaimu eest, mida me oleme tundnud. grateful, Father, for the prophet, Me oleme tänulikud, isa, prohvetite, ilmutajate from them, ja nägijate eest ja selle vaimu eest, mida me oleme tundnud sellel koosolekul. Me oleme tänulikud taastatud evangeeliumi eest, preesterluse volituse eest ja meie elava prohveti eest. our beloved prophet, Me President palvetame oma armastatud prohveti Toomas S. Mansoni ja tema nõuandjate ja 12 apostli kvoorumi eest. Isa, we express a special gratitude me täna väljendame erilist tänu Christ. sinu poja Jeesuse Kristuse eest ja selle võimaluse eest teda teenida. Thankful for Me oleme tänulikud invitation, for his tema calling kutse eest to come unto him. tema juurde tulla. These things, Me ütleme neid asju Jesus Christ. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.